siis me lähme välja grillima. Ärge kodus järgi tehke. Mängime KitchenAidil. Mis meil nüüd siin eelmisest filmimisest vahele jäi, et kas see on järsku meie oskused paremaks teinud või siis vastupidi halvemaks? Tere tulemast tagasi. Oleme täna hoopis siis Võsul, minu suvilas. Ja mis me täna valmistame? Teeme sellise jõuluhõngulise külma sidruunikoogi, millele me paneme ka natukene, vähemalt proovime panna mandariini sisse, sest et oleks jõulumaitseid. Kui meil on see tort ilusti valmis ja me paneme ta külma, siis me lähme välja grillima. Et teeme sellist pardilihasalatit ja siis me teeme grilli peal natukene selliseid üllatusega lihapalle ja siis köögivilja ja et kes on öelnud, et peab ainult suvel grillima, et võime ka talvel grillida. Et kui te jõulude ajal seda videot vaatate, et siis alati ei pea ka sööma hapukapsast ja verivorsti, vaid võib ka natukene selliseid kergemaid maitseid peale suuri pidusööke teha ja seda siis miks mitte grilli peal. Just, ja siis, et ei jääks, selles mõttes emme on väga suur sponsor ideede poolest, aga minult on ka üks idee. Tuleb selline huvitav värske salat, milles on siis tegelikult röstitud kõrvits ja kiikerherned sees ja siis igasuguseid muid huvitavaid värskeid komponente ka, nii et siis vaatame, kuidas see õnnestub ja teeme siis kõike seda koos ja retseptid leiad kindlasti siit alt kirjeldusest, nii et hakkame pihta. Jah, et kõigepealt teeme magusa valmis, sest magus tahab saada kõigepealt peale küpsemist maha jahtuda ja siis ta tahab ka tund-paar olla täiesti külm kambris, et ta saab olema selline nagu sorbee moodi kook. Jäine kook, jah. Jäine kook, just. Super, aga siis hakkame pihta. Just. Küpsiseid on vaja purustada. Ja. Seda kindlasti on vaja teha. Ja. Samal ajal paneme ka või sulama, sest meil on vaja küpsised ära purustada ja siis või... Super. Peaaegu toimis. Mina samal ajal panen või sulama. Ütleme siuke 3/4 sellest pakist. Ärge kodus järgi tehke. See on see, et suvilasse tuuakse mingid vanad nagu köögimasinad. Uuemad on kõik jäetud linna koju ja siis on vaja leida lahendused, et kuidas siin suvilas need asjad tehtud saab. Millised aroomid, piparkoogi aroomid. Nii. Ja. 5 muna palun, jah. Tegelikult peaks seda tegema niimoodi, et kõik munad eraldi, et sa nagu ükshaaval munasid lased välja, et kui on kuskil mäda muna, siis sul ei lähe kõik raisku. Ja nüüd hakkame siis tegelema sellega, et meil on vaja sidrunimahla, et ma olen seda kooki varasemalt teinud ainult sidruniga, aga et siis nii-öelda seda jõuluteemat niimoodi juurde saada, siis panen mandariini mahla ka siia juurde. Kui kaua see põhi meil ahjus pidi olema? 10 minutit. 10 minutit. Sinu ülesanne on nüüd need munakollased ajada vahtu. No nii. Nüüd me teeme sinuga sellist, mängime KitchenAidi, sina vahustad ja mina siis lisan siia terve purgi kondenspiima, terve purgi kondenspiima ja siis tuleb 100 milliliitrit siis sidrunist ja mandariinist siis seguna välja pressitud mahl. Läheb kõik siia. Mängime KitchenAidil. Nii, me võtsime välja koogi põhja, nüüd me teeme valmis selle segu, paneme selle segu siia põhja peale ja siis läheb kook uuesti 10 minutiks ahju. Ja siis laseme koogil ära jahtuda ja läheb külma kambrisse ja siis ongi kook valmis ja siis me saame süüa. Väga hea.
nii, nüüd on meil siis see 10 minutit valmis ja siis me saame võtta selle ahjusid koogist välja. Ahju koogist välja. Koogi ahjust välja. Me paneme selle koogi kõrvale, laseme tal ilusti maha jahtuda. Ja siis me paneme ta jääkambrisse ja siis see pealispind läheb ilusti jäässe. Ja kuna nüüd praegu sai kook välja võetud ja meil läheb veel ahju vaja selle jaoks, et salati tarbeks röstida kõrvits, see oli siis Hokkaido kõrvits, neid ma ei tea, kas ma hääldasin õigesti või ütlesin õigesti selle, aga ühesõnaga konkreetselt see Hokkaido kõrvits oli siis selle salati jaoks ja seda me röstime koos koorega ja läheb ka salati sisse koos koorega. Siis on kikerherned, me paneme sinna oliiviõli, soola, pipart plaadi peale ja 200 kraadi juures ma keerangi siit temperatuuri juurde ka, et siis ahi saab nüüd veel natuke see temperatuur tõusta ja kuni siis 200 kraadi juures 20 minutit. Nii et siis hakkan puhastama. Ja 20 minutiks siis ahju. Nii, siis röstitud kõrvitsa ja kikerherned, Ruubi, kui sa lubad. Võtaks siit välja. Vaatame, kuidas nendega meil läheb. Need näevad suurepärased välja. Kas need on meil kenasti pehmed ka? Ma korra vaatan kahvliga üle. Koor on super pehme ka, kõik on ilus. Kuule, ma arvan, see nokk. Ja võtame ahju välja. Järgmiseks me lähme õue grillima, aga selle jaoks me peame tegema mõned ettevalmistused. Siin on mul lõigutud köögivili, siia peale ma panen õli ja siis Tallinna Kaubamajast toiduosakonnast leidsin sellise põneva maitseaine, siis meresool, sellise suitsuse merevetika, mingi segu meresoola ja merevetika ära kuivatatud sürke. Smoked in beechwood. Ma isegi ei tea, mis see beechwood on, aga no ühesõnaga hästi sellise suitsuse ja, sest ma olen otsinud erinevaid maitseaineid just, millel oleks niisugune tugev suitsune maitse ja ma ei ole siiamaani leidnud, seda ma katsetan esimest korda, ma loodan, et see vastab minu maitsele, ehk siis õli, köögivili ja õli ja siis see sool läheb siia köögivilja peale natukene. Sinna meil sai siis poest ostetud valmis köögivilja segu, on ju paprika. Siin on paprikat, panin juurde porgand, kaalikas, siis nuikapsas on siin sees ja siis suvikõrvits ja siis maitserohelist panin juba, lõikusin valmis. Siis siin sees on meil hakkliha, maitserohelist panin peale ja jällegi kasutan seda maitseainet. Ning sellest teen siis sellised mozzarella, peidan mozzarella sellise kotleti siis ära ja need lähevad meil ka grillile. Ja siis köögiviljadele peale siis röstime ka pardifileed, siia ma olen siis nüüd pannud ka maitserohelist peale. Selle siis panen natukene kreeka jogurdit ja siis jälle ikkagi seda sama maitseainet, hõõrume sisse, maitsestame ära. Pigistame seda mandariini mahla ka siia natukene peale ja siis lähevad kõik grillile ja pärast saame süüa. Sa vist unustasid öelda veel, et kotletide sekka läheb muna ka? Jah, üks muna, et see tainas püsiks koos ja seoks ilusti või see kotleti tainas, jah, just. Väga hea, aga siis toimetame. Siis mina vastutan selle salati poole pealt, mille jaoks mul on siis juba valmis puhastatud granaatõun, avokaado, meil lähevad sinna kirstomatid, meil läheb sinna kreeka pähklid, meil läheb sinna rukkola,
siis need ahjus röstitud kõrvitsa ja kikerherned, rohelist sibulat ja feta juustu. Ja siis ma teen ka dressingu, kuhu läheb oliiviõli, mesi, sidrunimahl, sinep ja küüslauk ja soolapipart. Nii et hakkan sellega siis vaikselt toimetama. Nii, tulime siia, et öelda, et me hakkame õues grillima. Ja, me jõudsime omadega nüüd lõpuks õue, igasugused ettevalmistused on tehtud. Ja. Kõigepealt siis me teeme parti. Kõigepealt me teeme niimoodi, et 2 minutit nahk nii-öelda allpool, et sealt natukene seda liigset rasva välja saada. Ja siis me keerame selle pardifilee teistpidi, kus siis ja siis umbes 20 minutit laseme sellel pardil olla siin grilli peal, siis ta peaks olema selline piisavalt pehme, mitte verine seest, aga siuke piisavalt pehme. Ja siis me teeme kiirelt ka need mozzarella sisuga hakkpallid ja kõige viimasena läheb köögivilli. Vot. Ja selle jaoks, et meie tehnika siin õues tuule käes ja vihma käes ei kannataks, me seda osa väga palju ei filmi. Just. Ja siis kohtume juba toas. Söögilauas, kus me Söögilaua saame kõike head ja paremat testida ja vaadata, et kas see pikk aeg, mis meil nüüd siin eelmisest filmimisest vahele jäi, et kas see on järsku meie oskused paremaks teinud või siis vastupidi halvemaks. Seda ma ei usu. Ma just poes ütlesin, et mulle tundub, et minu ja emme mõlema nagu armastus käib kõhu kaudu, sest et kui palju me süüa ostsime lihtsalt 1 õhtuks perega koos olemiseks on väga märkimisväärne. No armastus pidavat käima kõhu kaudu, jah? Jah, just nii. Hästi, aga hakkame grillima. Just. Ühesõnaga, me oleme nüüd, mis sa ütlesid, 5 tundi või? 5 tundi kokkamist on selja taga. 5 tundi kokku möllanud ja kõht läks nii tühjaks, et me otsustasime ennem süüa ja siis lõpuklippi üldsegi teha. Toit oli kõik väga-väga maitsev. Lõppkokkuvõttes pardifilee oli meil kauem grilli peal, kui alguses juttu oli. Just. Mis ta oli kokku meil siis 30 või 35 minutit? Ta oli jah, 35 minutit. Nojah, et võib-olla sütt oli liiga vähe ja Martin ütleb siin taustal, aga selles mõttes, et muidu kui panni peal teha, siis on ikka see, et 2 minutit ühelt poolt, 2 minutit teiselt poolt ja 20 minutit siis nagu või kui ahju paned, siis samamoodi panni peal kõigepealt 2 minutit ühelt poolt, 2 minutit teiselt poolt ja siis 20 minutiks ahju. Et grilli peal, ühesõnaga praegu kuskil 30 minutiga saime ta valmis. Salat oli super hea, kotletid ka õnnestusid, et see mozzarella jäi sinna keskele, on ju. Mis ei jõudnud valmis, olid köögiviljad, mis toidulauale ei jõudnud, sest et süsid olid nii kustunud selleks hetkeks ja õues hakkas vihma sadama. Nii et need meil jäid hommikuks, nüüd nad on mõnusad krõmpsud. Ja siis on meil jäänud veel kook, mida me oleme... Umbes tunni pärast me lõikame koogi lahti. Aga me oleme 99% kindlad, et see maitseb väga hästi. Nii et seda me otseselt reaktsiooni siia videopildi peale ei jäta. Aga meie läheme õhtut nautima, läheme sauna ja siis pärast naudime kooki. Nii et aitäh, et sa vaatasid. Kas sa soovid midagi veel öelda siia lõppu? Järgmiste kohtumisteni. Järgmise korrani. Häid jõule ja head uut aastat. Häid jõule. Olgu, tšau!
ära, mul ei ole. Kook on ahjus. Tere! Kus lähed nüüd? Me lähme Martini kõua. Luuperklippe. Luuperklippe, jah. Hakake minema. Oota, Rubi, stopp.